1918. aasta november muudab enneolematult Euroopa kaarti. 3. novembril kuulutab end iseseisvaks Poola. 9. novembril kuulutatakse Saksamaa vabariigiks. 11. novembril aga sõlmitakse Compiègne'i rahu, millega lõpeb esimene maailmasõda. Vaenujooned Euroopa südames kaovad. 11. novembril 1918 puhkeb Saksamaal revolutsioon. Sellega seoses saab okupatsioon Eestis läbi. Eesti valitsus saab nüüd päriselt tööle hakata pärast iseseisvuse väljakuulutamist veebruaris. Valitsuse juhiks saab Jaan Poska. Sõjavangis olnud Konstantin Päts alles liigub Eesti suunas. Püsiv riik on siiski veel unistus ja mitte veel reaalsus. Noore riigi süda tuksub Tallinnas. Siin reaalkooli treppidel on ette loetud iseseisvusmanifest. Üle tee Eesti Panga majas aga tegutsenud 1 päeva Eesti valitsus. Kaugemal mere ääres on tehaste ja vabrikute vöönd, kus valitseb hoopis teistsugune meeleolu. Aga punarevolutsiooni ässitustöö vedajat Viktor Kingisseppa pole Eestis. Raske öelda, kui palju on tal pooldajaid. Neid kindlasti jagub, aga punaterror 1917. aasta lõpul ja 18. aasta alguses olid eestlased kallutanud realistide poolele. Hommikust! Alustame tunniga. Milline oli rahvusvaheline olukord aastal 1918? Novembris 1918 lõõmas Eesti idapiiri taga Venemaa kodusõda. Esimese maailmasõja võitjariigid lootsid, et selles segaduses jääb peale nii-öelda valge pool. Kuid bolševikel annab hoogu maailma vallutamise soov. Revolutsioon Saksamaal ajendab koondama punavägesid läänepiirile. Aga läänepiiril seisab noor Eesti riik. On aasta 1918. Eestlased on esimeses maailmasõjas osalenud. 100 000 sõdurit osales esimeses maailmasõjas. Kas keegi mäletab, kui palju hukkunuid oli? 10 000 hukkunut oli. Kas eakam Eesti mees on huvitatud iseseisvuse kaitsmisest relvaga aastal 1918? No, tahaks loota, et on. Aga lootust on 1918. aasta novembris neetult vähe. Eriti tajutakse seda siin piirilinnas Narvas. Eesti on rüüstatud, vaene, noor. Kui pikaks jääb tema eluiga sõltub tema võitlustahtest. Ei saa loota ka koju tagasi pöörduvatele Saksa vägedele. Nad on aidanud küll 22. novembril tõrjuda punaväe rünnakud, aga punaväel on nüüd ainult oodata sakslaste lahkumist. Venemaa oli ju tuntud oma hiilguses nii-öelda impeeriumi aegset Venemaa teatid. Seda, et Nõukogude Venemaa ei ole võrreldav Venemaa impeeriumiga, seda tajusid või taipasid tol hetkel suhteliselt vähesed inimesed. Ja muidugi ikkagi ka see vasakmeelsus, mis oli 17. aastal nii laialt levinud ja mis ei olnud kuskile kadunud, isegi juhul, kui ei oodatud otseselt Punaarmee tulekut ja kui ei unistatud töörahva riigist, ka siis oli ikkagi küsimus, et kas need enamlased ikka nii pahad ongi. Ja siin juures tuleb vast rõhutada veel ühte asjaolu. Ei olnud ju teada, kas sõda ikka tuleb. Ma loodan, et me ei pea kunagi relvaga oma kodumaad kaitsma, aga kui vaja on, siis ma olen selleks valmis ja oleme külg külje kõrval. 100 aastat hiljem tullakse kaitseväkke õppima mõni tuhat korraga. 1918. aasta 16. novembri vabatahtlik mobilisatsioon toob rahvaväkke oodatud 10 000 asemel vaid 800. Kuid kõrvalehoidjaid on ka nüüd, rahuajal.
Neid ei ole palju, aga nad paistavad silma. Põhjused on inimlikud. Ma ei taha. See on minu aeg. See on minut võetakse midagi ära. Ja kui seal taustaks ei ole veel ka seda kodumaa tunnetust ja isamaa tunnetust, et mis võiks kodust ja koolist tulla kaasa, et kelle riik see on, et see ongi minu riik, mina lähengi seda kaitsma, mitte keegi teine seda ei tee minu eest, siis võivad tekkida raskused ja mis võivad siis päädida sellega, et inimene jätab tulemata, poed peitub. Eesti sõduril on vabadussõja eel küll kogemuste pagas ilmasõjast, kuid see on pigem takistuseks kui hooandjaks. Pikk sõda kurnab keha ja muudab tuimaks. Selles pole piisavalt adrenaliini, et panna katsumustes süda kiiremini põksuma, lisada aktiivsust ja ergastada meeli. Hästi palju räägitakse tänapäeval füüsilisest vormist, et sa pead olema tugev, sa pead jõudma joosta kaitseväes, sa pead jõudma kätekõverdusi, kõhulihasid teha. Aga hästi palju oleneb ka inimese vaimne pool, selline vaimne tervis. Kuidas inimkehaga on? Kas inimkeha on muutunud nendes erinevates oludes? Mu üks väga tore kolleeg ütles mulle hiljuti sellise lause, et inimene harjub väga kiiresti väga raskete oludega ja väga mugavate või lihtsate oludega. Hästi palju on tegelikult probleeme just poistel kohanemisega. Nad on ikkagi suhteliselt eraldatud nende igapäevasest, tavapärasest elust. Üks asi on kohanemine, aga meil ju meditsiin on selles mõttes ju arenenud ja targemaks saanud. Räägitakse ju niisugustest asjadest nagu adrenaliin või dopamiin. See on selline täiesti tavapärane kehareaktsioon stressiolukorrale ja see on, võiks öelda siis meie nii-öelda päästehormoon, et sellistes olukordades tõesti inimene tegutseb ainult enda alalhoiu instinkti ajal. No 1918. aasta lõpuks, kui algas vabadussõda, siis Punaarmee kui armee, kui sõjaväge kõikide väeliikidega oli täielikult juba loodud. Teine küsimus on see, kui palju nad said neist Eesti poole teele saata. Punaarmee koondas Eesti piiridele erinevad jõud, et siin olid nii Eesti punased kütipolgud, Läti punased kütipolgud ja oli ka teisi internatsionaalseid üksusi. Ega see lihtne punaarmeelane ei pruukinud üldse arvata, et teda siin Eestimaal kangesti oodatakse. Tema läkski tõenäoliselt enne kõik võtma toiduaineid selleks, et ennast ja oma perekonda ära elatada. Punaarmee juhtkonna puhul on muidugi raskem öelda. Ühelt poolt olid nad ju kindlasti mingil määral enamluse mõju all, vähemalt need samad poliitkomissarid ja teised tähtsamad juhid. Aga kas nad ise ka uskusid, et neid Eestimaal tegelikult lilledega vastu võetakse ja oodatakse, see on hoopis ise küsimus. 28. novembril kell 5:30 hommikul avab Punaarmee Narvale suurtüki tule. Tund aega hiljem alustavad tegevust Punaväe ahelikud. Sellega algaski vabadussõda. Narva kaitsel on vaid 260 Eesti sõdurit 3 raske kuulipildujaga, 546 sõdurit ja kaitseliitlast, enamus püssideta, jäävad esiotsa varusse. Põhijõu moodustavad 1000 sakslast ja nende 50 kuulipildujat. Punaarmee üksused lüüakse kuulipildujaga ja suurtükitulega tagasi. Aga selja tagant üle Joala välja ründab Viljandi kommunistliku kütipolgu üksus, kes on tulnud öösel üle jõe. Nemad satuvad 100-mehelise Saksa-Eesti salga ja soomusrongi hävitava tule alla ja taanduvad. Punaseid langeb 94, teiste seas Eesti Punase Kütiväe nõukogu esimees Jaan Sihver. Eesti-Saksa ühisväe poolel hukkub üks sõdur.
Kuid Narva lahingu saatuse otsustab pool tundi peale keskpäeva Narva Jõesuus maabunud Eesti-Soome punamadruste dessant. Kokku 650 meest. Narva Jõesuu kaitsel asunud sakslased arvavad, et tulijad on Briti laevadelt. Kui viga aga ilmsiks tuleb, hakkavad nad kartma kotti jäämist ja alustavad taganemist, õhkides Narva sillad. Viimastena lahkuvad eestlased. Edukalt peetud Joala lahingus osaleb ka 81 koolipoissi. Lahingus näevad nad verd, suurtükituld, kõike seda, mis ühe lahinguga kaasas käib, aga nad kogevad ka sõja kahepalgelisust. Pärast lahingut siinsamas 200 meetri kaugusel väljuvad Kreenholmi barakkidest töölised ja hakkavad poisse urjutama, nimetades neid vereimejateks ja tööliste tapjateks. Järgmisel päeval kulutatakse välja siin töörahva kommuun ja selle juhiks saab Jaan Anvelt. Töörahva kommuuniga samal päeval kuulutab Eesti valitsus välja mobilisatsiooni. Sundmobilisatsioon kuulutatakse välja 21–24 aastastele meestele, kuid võitlema on valmis ka õppursõdurid. Neid nimetatakse juunioriteks. Milliste asjadega pidi kokku puutuma siis Eesti Vabariigi tollane ajutine valitsus 1918 aasta novembris Eesti riigi kaitsmisel? Millised olid need võimalused Eesti riigi kaitsta? Eesti gümnaasiumites on sobivas vanuses õpilasi umbes 13 000, kutsekoolides 3400. Eestlasi on neist õppuritest veidi üle poole. Vabadussõjas teenis õppursõdurina 2000–3000 poissi. Enamus neist 16–18 aastased. Aga oli ka 14 aastaseid ja nooremaidki. Paljud just reaalkoolist. Samasugused nagu praegused õpilased. Mida nad võisid tunda? Ma olen alati mõelnud, et ma arvan, et neil oli selline adrenaliin kohe tõusis ja kõik nagu mõtlesid, et teised ju lähevad. Ma arvan, et see oli suht emotsiooni pealt minek. Ja, ma arvan ka, et nad ootasid uusi väljakutseid, sest kui oli valida, kas võidelda oma isamaa eest või õppida matemaatikat igavas klassiruumis, siis ma arvasin, et nemad valisid isamaa. Aga nad olid teadlikud sellest, et ühel päeval nad võivad kaotada oma elu, aga kui nad oma elu annavad, siis nad aitavad ehitada siiski sellegi poolest Eesti riiki üles selleks, et nende järglastel oleks ilusam tulevik, kui neil oli. Ega siis ilma asjata see õppursõduri kuvand ei ole üks kõige tugevamaid pilte, mis ka püsis rahval meeles läbi kogu nõukogude aja. See oli päris asi, mis puudutas hingekeeli, nii et temast sai ka omamoodi müüt, aga mitte halvas mõttes. See õppursõdur ei olnud väljamõeldis. Et ta natukene ilustatud sai aja jooksul. See on teine asi. Ilustatud pilt õppursõduritest ja ka tervest vabadussõjast kinnistub 28. aastal valminud filmiga Noored kotkad. Filmi massistseenides löövad kaasa paljud vabadussõjas võidelnud. Lahinglavastustes olevat kasutatud ehtsat moona. Filmis liiguvad eestlased vaenlasele kindlameelselt vastu, ehk esimesel sõjakuul hoopis taanduti. Kas Punaarmee oli tõesti nii palju eestlastest üle? Punaväel oli lisaks suurtükivägi toetuseks, mida Eestil esialgu ei olnud. Ainult ühte nad ei saanud kasutada, soomusronge, kuna Narva raudteesild oli õhku lastud ja nad ei saanud seda
Nad ei suutnud seda taastada selleks ajaks. Oleneb rindelõigust ajahetkest, siin oli 2-3-kordne ülekaal. Eesti territooriumil käivitub vabadussõda 2 rindena. Põhjas on Viru rinne ja lõunas lõunarinne. Mõlemal rindel paigutuvad rahvaväe üksused hõredalt. Kõige väiksem vahe üksuste vahel on 10 kilomeetrit, aga on ka lõike, kus vahed märksa suuremad. Maailmasõjas on üksused üksteisest nii 2-3 kilomeetri kaugusel. Eestil lihtsalt ei jätku mehi 2 rinde peale. Niisugune nii-öelda hõre seis eeldab kavalust ja ikkagi eeskätt lisajõude, aga neid esiotsa ei jagu. Nii tulevad ka kaotused. Lõunarindel langevad 2. detsembril Petseri ja 5. detsembril Vastseliina, 8. detsembril Võru. Punaste edasiliikumine sõltub Saksa vägede lahkumisest. Viru rindel algab 5. detsembril uuesti punaste pealetung. Nende üks kolonn liigub Narva juurest Tallinna suunas, teine Vask-Narva juurest Paide suunas. Põhijõudude seas on ka 2 punast Eesti kütipolku. 9. detsembril langeb Jõhvi, 15. detsembril Mustvee, 16. detsembril Rakvere ja Kunda. Lõunas langevad 18. detsembril Valga, 21. detsembril Tartu. Viru rindel 23. detsembril Jõgeva ja 24. detsembril Tapa. 26. detsembril Ambla ja Rakke, 27. detsembril Mõisaküla. Lõpuks on punased juba Tallinnale ohtlikult ligidal. Juba valmistuvad kommunistid pealinnas ülestõusuks ja see oleks rinde lähedust arvestades praktiliselt juba alistumine. Võib vaid kujutleda, kui segased on meeleolud Tallinnas. Tallinnas võttis maad rusuv, lootusetu meeleolu. Entusiasmi näitasid üles üksnes koolipoisid, kes tulid värvamispunktidesse. Üks neist asus Tallinna tütarlaste gümnaasiumi ruumides. Neid poisse tuli siia nii palju, et näiteks tualettruumid ummistusid. Kiiresti pidi toimuma ka väljaõppe. Puudus oli kõigest, isegi eestikeelsest terminoloogiast ja käsklusi tihti anti vene keeles. Rahva mõtlemise inerts, lootused, et sõda ei tule, ootused tulevad appi Antandi riigid, kartus Venemaa ees, see nõudis aega, et seda ületada. Iseenesest ma julgeksin isegi väita, et see inerts ületati ootamatult kiiresti, sest juba, detsembri keskpaigas hakati ju altpoolt tuleval initsiatiivil looma neid vabatahtlikke väeosi, kõik need kuperjanovlased, kalevlased, skaudid ja teised. Nii et teatud osa, see võib olla kõige rahvuslikumalt meelestatud osa inimestest sai selleks ajaks aru, juhul kui me ise relvi kätte ei võta, juhul kui me ise oma riiki kaitsma ei hakka, siis ei tule sellest asjast midagi välja. Ongi olukord väga keeruline aastal 1918. 1918. aastal mõni nädal pärast ajutise valitsuse kokkutulekut on vaja ju koheselt hakata moodustama Eesti kaitsmiseks relvastatud üksuseid. Eesti rahvusväeosad loodi nii, nagu Mattias enne ütles, aastal 1917 autonoomia seadusega. Aga praktikas nägi see olukord välja sellisena, et kui 1918 november oli ja oli vaja kutsuda inimesi mobilisatsiooni käigus rahvaväkke, siis ega sinna mobilisatsiooni alla väga paljud ei ilmunud. Ja see on ka põhjus, mille pärast 1918. aastal noored ehk siis kooliõpilased, õppursõdurid erilist rolli Eesti vabadussõjas mängisid. Vabadussõjas pole päris nii, et keti tugevuse otsustab kõige nõrgem lüli. Hoopis tugevad on tegijad, vedurid, eeskujuks. Neid on palju just õpetajate seas, Võrus, Tartus, Viljandis. Tugevad eestluse kandjad nagu reaalkoolis tegutsenud Anton Õunapuu, kes oli esimene kõrgharidusega võimlemisõpetaja ja skautluse rajaja Eestis.
kõrghariduse sai ta Soomest. Ma arvan, et õpetajad on nagu vardjad või siis võib-olla kaasaegses tähenduses ma olen kasutanud ka sõna, et inimese hingekodade sisekujundajad. Sul peab olema nägemus, sul peab olema endal ka sisu. Ja kui sul on endal sisu ja nägemust, siis sul peab juures olema ka see oskus viia seda sisu ja nägemust noorte inimeste juurde. Pärast veebruarirevolutsiooni õunapuu tähtsus Tallinnas tõuseb. Ta tegutseb miilitsas, ta paneb aluse õppiva noorsooruudule, mis sisuliselt tähendab seda, et õpilaste jaoks karismaatilise liidrina ta toob enda juurde ja seob sellise eestluse mõttega. Ma arvan, et selline inimlik tasand, üksikisiku kontakt teise inimesega oli see, mis aitas niivõrd kiiresti noored mehed kokku tuua ja Narva alla saata. Õunapuu saab sõja alul haavata, kuid peale ravi läheb ta rindele tagasi oma poiste juurde. Kui nüüd juhtuks see lugu, et tuleb minna sõtta, et mida te teeksite? Ma arvasin täpselt selline asi, et seda ei ole võimalik praegu öelda, mida me teeksime. Ja ma arvasin, et poisid ei teadnud ka enne seda, et mida nad nagu teevad, et see on nagu nii emotsiooni pealt ja nii nagu sellest keskkonnast nii-öelda sõltuv. Kuigi tahaks loota, et julgeks minna sõtta ja julgeks, tänapäeval juba mingis osas on nagu nii kohustus riigis, nagu kaitseväe osas ja niimoodi. Aga ma usun, et tahaks loota, et oleks sama julge nagu need poisid olid. Ma usun, et me kõik tahaksime ikkagi vabas Eestis edasi elada ja teades, milline oli Eesti eelmisel sajandil võõrvõimu all elades, siis me ei tahaks seda saatust korjata, nii et pigem me läheks võitleks selle eest, mis on meile kallis. Ma paljundasin teile ühe teksti. Olge head, võtke lehekülg 29–31, lugege see linnulennult üle. See on Tallinna Reaalkooli õpilasest Harald Triegerist ja tema hukkumisest Järve mõisas. Mine võtta midagi hamba alla. Harald Triegel langes Järve mõisas. Ta oli 48 tundi valves olnud. Läks siis mõisakööki leiba lõikama. Kui leivatüki maha pillas, ütles mõisateenija kõrvalt: ei saa seda enam söö. Punased olid juba kohal, paistsid köögiaknast kätte. Punased tulevad! Triegel sööstis välja appi sõdur Alveisile, kes oli kuuli jalga saanud. Triegel lasti maha ja Alveis pisut hiljem. Vange siis ei võetud. Kohalikud matsid need 2 langenud meest Järve mõisaparki. Sealt leidis Triegeli tema isa, Tallinna metsakaupleja, 8 kuud hiljem. Harald Triegel langes 17-aastaselt. Ta õppis Tallinna Reaalkooli 5. klassis. Kõige imetlusväärsem Triegeli juures on see, et ta tegelikult suri teist inimest päästes. Et see on justkui nagu selline väga ma ei oska seda sõnastada, uhke ja ainulaadne nähtus, ütleme nii. Mõtle kui need nagu noored inimesed, kes on ju tegelikult rahva tulevik. Et need on just need, kes tahavad sõtta. Sest hiljem on ju need samad inimesed need, kes peavad selle riigi üles ehitama. Sõda ei käi mitte otseselt territooriumi pärast, vaid seda territooriumi valitsevate punktide pärast. Oli tarvis valitseda ühendusteid. Aina tähtsamaks muutusid muidugi raudteed, selle juures ka maanteed ja nende sõlmpunktid. Miks me kuuleme alatihti, et sõditi selle või teise mõisa pärast? Sellepärast, et mõisad
asetsesid teede ristidel tavaliselt ja enamasti künka kõrgema koha peal, mis on sõjapidamisel väga oluline. Liiguti kiirelt mööda teid, vajadusel muidugi hargneti kohe ka lageda välja peale ja vajadusel tuli ka rünnata üle lageda välja, nagu neid samu mõisu, kui on kindlustatud punkt ja seda ümbritseb lageväli, siis ega suurt muud võimalust ei jäägi, kui teda üle lageda välja rünnata ja siin tuli jällegi see psühholoogia mängu, et tuli rünnata niisuguse näoga, et vaenlane ära ehmataks ja põgenema pööraks, nagu ka sageli juhtus. Punaarmee kasutas oma psühholoogilisi võitlusvahendeid. Terror oli enamlaste poliitika oluline element, hävitada teatud rahvakihid ja hirmutada rahvast. Hukkamised toimusid Rakveres, Valgas, Võrus, Tartus ja Narvas. Töörahva kommuuni valitsuse manifestis kuulutati esimese punktina Eesti ajutine valitsus, kõik tema agendid ja toetajad, kõik mõisnikud ja pastorid, kelle kuritegelised käed Eesti töörahva verest nõretavad, on väljapool seadust ja linnupriid. Teises punktis kästi igaüks, kes Eesti valitsuse või tema agentide käskude täitmist nõuab, samas paigas maha lasta. Sõda on sõda ja inimesi langeb mõlemal pool rindejoont paratamatult, aga et niimoodi käitutakse ainult poliitilistel põhjustel oma vaenlastega, seda ei olnud siin mail seniajani nähtud. Kui kommertskooli 7. klassi õpilane Henn Ahas oma korterist kuskil koolilinna kaugemas Agulis raamatut kaenlas, kõleda detsembripäeva hommikuses hämaruses tänavale astus, et kooli tõtata, nägi ta tänavanurgal seisvat robikonda inimesi. Paljud vabadussõja kangelased on jäänud nimetuteks, nende hauad teadmata. Aga seni, kuni räägime lugu vabadussõjast, lugusid kangelastest, on need ka lood nendest nimetutest. Albert Kivikas sai oma menuka romaani nimet Marmortahvlil peategelase nime just siit Rannu mõisast. Siin lebas tema tuttav koolipoiss Kuul Rinnus surnuna Oskar Ahas. Ja Oskar Ahas langes omade läbi. Ta oli luuresalgast ja tema järel tulnud arvasid, et veel vaenlane on siin mõisas ja nii sai surma Oskar Ahas. Vabadussõjas võitlesid mehed, kellel oli karastus ilmasõjast. Aga siin võitlesid ka need noored, kellel tuli esimest korda külvata surma ja ka näha surma. Salve vahetus. Sõja alguses tekkisid valdavalt põrutuskahjustused. Nii jäädi lahing olukorras kauaks oma positsioonile või ei osatud liikuda maastikul. Kuidas õppida sõda pidama lahingtegevuse käigus? Naasud on tehtud kohe hops põlved, hakata salve vahetab. Meil ei ole vaja mõelda. Kuidas praegustel noortel see suhe relvaga kujuneb? Praegustel noortel kindlasti, kui nad tulevad ajateenistusse, siis on näha, et nende silma-käe koordinatsioon ja käeline osavus ei ole väga hea. Et paraku tänapäeval noored teevad vähem kätega tööd, pigem teevad siis arvuti taga tööd ja see kindlasti mõjutab nende relvakäsitsemise oskust. Aga kõik on treenitav ja me saame sellega hakkama. Kuidas seni on läinud nendel noortel, kes on osalenud? Me vaatame seda test 3 tulemusi. Hetkeseisuga kindlasti on läbi kukkunud. Põhiliselt on probleem selles, et on närv sees. Me kuuleme siin pauku. See on kergelt ka niisugune psühholoogiline probleem, et see võib ju päris hirmus olla.
relvaga ringi joosta ja lõpuks ka tulistada. Kuidas sellega hakkama saaks? See on samamoodi likvideeritav, näiteks pannakse salve lahingpadrunite vahele üks õppepadrun ja sellega siis sõdur ise ei tea, kus see on täpselt, mitmes lask see on ja siis on näha, kas sõdur näiteks relva tõmbab ära sihtmärgi pealt enne laskmist või mitte. See oli paugukartus selline? Jaa. Selline mõiste on olemas? Selline mõiste on olemas. Kui tihti te sellega kokku puutute? See on igal tervel inimesel põhimõtteliselt, kui ta ei ole relva lasknud, siis täiesti olemas. Kartma ei löö? Ei löö. Millest selline kindlus? Võib-olla natuke ajengi olnud, et siin ülbe ja võib-olla sellest ongi tulnud siis. Ja ülbust on sõjas vaja? Absoluutselt, kindlasti. Sest et see on see, mis annab ka julgust. Kui oled liiga arglik, siis sinust saab kahuriliha. Harjumiseks läks umbes 2 nädalat aega, et see on päris relv. Kõigepealt oligi meil ohutustrill, kus me tegime ainult siis kuivalt nii-öelda, et me päris moon endale kätte ei saanud. Harjutasime laadimist, harjutasime relva tühjaks laadimist, kõiki neid ohutustehnilisi tähtsaid asju. Ja siis, kui me saime esimest korda päris moona kätte lasketiirus, alles siis tekkis see tunne, et okei, see ei ole mänguasi, vaid see on päris relv. Aegviidus toimuvad jõulude ajal lahingud 6 päeva järjest ja sealsel metsasel alal õnnestub üksustel harjutada maastikul tegutsemist. Kuidas varitseda, kuidas tungida peale. Märgatavalt vähenevad põrutuskahjustused. On õpitud sõda pidama. Vabadussõda on meile õpetaja. Me õpime, et ka üks võib seista 100 eest. Ühest usust võib piisata. Võib-olla õpetaja ülesanne ongi ühelt poolt aateid edasi viia, aga ka noort inimest kasvatada. Kasvatada tulevikule vastupidavaks. Ma arvan, et selline kasvatustöö aitab ka sellist psühholoogilist sõda nagu ühel hetkel võita. Ega ajalooõpetajana me tänases Eestis tunneme ju erakordselt suurt rolli selles pooles, et kuidas kriitiliselt analüüsida kõike seda, mis sotsiaalmeedias pakutakse. Ma arvan, et see vastutus selle riigi ees on meis sees nagu olemas. Ja ma arvan, et see moment, kus tuleb otsustada, see on see koht, kus tõenäoliselt see otsus saab olema ikkagi see, et me soovime seda iseseisvust nagu säilitada. Võib-olla see on ideaal ja võib-olla ühel hetkel, siis kui see sõda reaalselt puhkeb, vaatan ma vastu oma 2 pojale ja abikaasale ja vaatan ja küsin nende käest, mis on nende ootused isale. Lisaks sellisele õpetaja rollile, aga teine pool on nähtavasti ka iseendale peeglist otsa vaatamine, et kas me oleme valmis 200 aasta pärast käsitlema ajalugu, kus räägitakse reaalkoolist, et ei olnud neid mehi, kes oleks Eesti iseseisvust kaitsnud. Et see ka natukene ajaloolast sunnib takka. Detsembriks on Punaarmee jõudnud juba umbes 45 kilomeetri kaugusele Tallinnast. Üle poole Eestist on nüüd punaste kontrolli all. Rannikul on Punavägi Tsitrest Kolga lahe ääres Kahala Sigula joonel. Raudteel on punaste käes oluline sõlmpunkt Tapa, mis ühendab Tallinnat, Tartut ja Narvat. Kesk-Eestis on punaste võimaliku löögi all Paide ja Türi. Kui langeks Türi, katkeks raudteeühendust Tallinna ja Viljandi vahel. Eesti esimese ratsapolgu vasturünnak Tammsalu suunas ebaõnnestub ja polgul tuleb taanduda Järva-Jaani, aga Punavägi tõmbub siiski tagasi. Lõunarindel Tartust põhja pool on Eesti üksused kaitsel Aidu juures. Kui punased suudaksid edasi liikuda, langeks oluline teedesõlm Põltsamaa. 27. detsembril langeb Punaväe kätte Mõisaküla.
See tähendab ühenduse katkemist Viljandi ja Pärnu vahel. Punaste edasitung Pärnu juures pannakse siiski seisma Tihemetsa juures. Õnneks venib Punaväe pealetung Viljandile. See võimaldab korraldada kaitset. Olukord tundub isegi paljudele juhtidele, ohvitseridele täiesti lootusetu. Kardetakse Tallinna pärast, kus võim niigi habras, kuid seis on lootusrikkam, kui arvatakse. Ma ei ole suitsetaja ja seetõttu ei tule suitsu keeramine mul hästi välja, aga võib-olla Vabadussõjas oleksin hakanud suitsetama, sest võitlejatele jagati tubakat, jagati paberrosse ja nii ka õppursõduritele. Nii et kui nad pöördusid pärast sõja lõppu tagasi siia reaalkooli, siis tuli lubada neil klassiruumides tunni ajal suitsetada ja see määras ka erinevuse nende vahel, kes olid sõjas käinud, kes mitte. Üks õppursõduritest, Ilmar Raamat, kirjutas hiljem, et vahe sõjas käinute ja mitte käinute vahel jäi alatiseks püsima. Enne veel, kui tõu